duaalsest energiast välja tulla. Duaalne energia on tihedam, madalam sagedus maa peal, mis on loodud siin tehislikult kunagi. See loodi nii, et võimendati inimese tavateadvust, võimendati tavateadvuse osakaalu ajus. Kuidas? Ärme hakka sellest praegu üldse rääkima kõik, aga praegu on niimoodi, et lapsest saadik siis püütakse siis inimest ette valmistada siis selleks, et ta siis kuulaks ühiskonna sõna, et ta ei kuulaks oma sisetunnet, üliteadvust, oma vaimenergiat, vaid et ta kuulaks oma mõistust ja mõistus ei ole enda juhitud kunagi. Mõistus peaks olema juhitud oma vaimenergia poolt, oma üliteadvuse poolt, mis on siis omakorda looja osa, puhta loova energia osa. Aga tavateadvus otsib nagu peremeest. Kui tavateadvusel oma kehas peremeest ei ole, seda sisemist häält öelda, siis ta allub mingitele programmidele, mis tulevad kas raadio või televisiooni, vanemate suguvõsa poolt, riigi poolt. Ehk siis tavateadvuse poolt loodud süsteemid. Nüüd ma toonitan kohe seda. Mina ei väida seda, et nagu kas pank on täitsa paha või üldse inimesed või süsteemid, mis laenu annavad, on paha. Ärme räägi hea paha, aga vanad süsteemid, paljud vanad süsteemid enam tõesti ei sobitu praegusesse energiasse ja mis iganes, kus see võim seal vahetus veel kuskil maa peal, see on tõesti tõsi, igal juhul see duaalne madalam sagedus, ta nagu laguneb praegu. Kui inimesed on siis duaalsest energiast väljas, tähendab sellises loovas energias, lihtsalt puhtas loovas energias orienteeritud lahendustele. Ja hirmu võib kehas alati natuke olla, see on see keha tähendab. Kuidagi see meie kehades teatud sageduses on veel normaalne nähtus, aga et see hirm ei kontrolliks meid. Et me tunneme natuke hirmu, aga me lülitume kohe tunnetustasandile, et et mida nüüd luua tuleb, mida nüüd teha tuleb, et näiteks siis rahus elada, keha terve, perekond terve, maa terve. Kohe inimene keskendub kohe lahendusele ja kogu energia muutub. See konflikt võib olla, mis pidi kuidagi suuremalt juhtuma, läheb väga kergelt mööda. Loovas energias, kui mõni siin saalis on kokku puutunud selliste energeetiliste rünnakutega, siis loovas energias üldse kõrgemas sageduses. Selles mõttes selliseid rünnakuid jääb järjest vähemaks, kuni inimese tekib selline puutumatus. Ei hakka üldse vaidlemagi, kas täielik ja kas kuskil sageduses saab teda veel puudutada või liiga teha. Aga väidan, et enamus energiate poolt ei ole see inimene enam kätte saada enamus energiatele madalamas sageduses. Ja muide, rünnakud ongi alati ainult duaalsest sagedusest, sellepärast, et loovas energias lihtsalt ei ole vaja kedagi rünnata. Meie sees peavad olema kõrgeimad võimalikud visioonid oma erinevate teemade suhtes. Näiteks võtame, ma püüan väga lihtsal viisil lihtsalt selgeks teha, et pere, kodu, sõbrad, lapsed, meie naise või mehena, meie keha, tervis, igas teemas peab meil olema oma selge kõrgem visioon. Kõrgem visioon tähendab seda nagu hetkel parim lõppvisioon, et kõrgem nägemus siis selles teemas. Kui keegi küsib näiteks, et milline on sinu kõrgem visioon oma tervise suhtes või töö suhtes, see peab kohe teil sees olema see pilt. Nagu teadmine selles mõttes, võib ka pildina, sõnadena, teadmisena. See selgus peab olema, sest kui seda ei ole, siis on jälle küsimus, et kuhu suunas meid kõrgemalt poolt juhitakse, kui meil visiooni ei ole. Kui me jõuame praegu selleni, et kuidas siis vaimselt õpetatakse, et kuidas olla siis voolamises oma eluteel ja kuidas elada sellises usalduses, et kõik, mis tuleb minu kõrgemaks hüvanguks, tulebki, aga see vool viib kuhugi ja ta viib sinna, milline on meie nägemus meie tervisest või meie perest. Näiteks naine kogemata mõtleb, või mees vahet ei ole, et mingi suhe on segav.
sõber või ma ei tea, mees, naine, abikaasa segab, siis viibki lahenduse suunas, kui meie ei ole visiooni loonud, mida me tegelikult taotleme, siis see viib selles suunas, et ma ei tea, teine kuskil kaob eemale või mis iganes, läheb ära, kas me seda tegelikult tahtsime. Et visioonid täitsa puuduvad. Tahaks seda, tahaks teist, tahaks kolmandat, aga mida sa päriselt tahad? Ja see, mida me päriselt tahame, siis palun ikkagi sisetundest peame olema juhitud ja tõesti tundma, mida me hinges, vaimus nii väga vajame. Olen hakanud oma inimestele, mõnele ka vastutas juba, soovitama ja nad on proovima hakanud, et näiteks võimaluste piires, mõnel kord kuus on võimalik, mõnel kord nädalas, mõnel iga päev paar tundi, luua selline auk, kus on siis selline, kus me oleme sellisest mitte planeeritud ajas, mitte midagi pole ette planeerinud, lihtsalt 3-4 tundi, see tähendab seda, kodus peame istuma, me võime liikuda, jalutada, mõni helistab, kutsub, aga huvitav on see, et kui meil sellised kõrgemad visioonid paigas on, siis see mitte planeeritud aeg sinna tuleb 90% tuleb sellist informatsiooni või kutsutakse kuhugi, mis siis liigutab meid selle kõrgema visiooni suunas. Kellel tuleb partner, kellel tuleb mingi äritehing, kellel tuleb kehale abi mingil viisil ja nii edasi. Et kasutage oma elus seda mitte planeeritud aega. Tõesti tähtsad nõuanded, et palun, et oma energia välja tuua madalamast sagedusest, tihedamast sagedusest. Me peame absoluutselt koos kannatama mingite vanade süsteemidega. See on normaalne, et vahepeal mõned süsteemid hävivad, mingid energiat hajuvad laiali ja uued tulevad asemele. See on täitsa loodusseadus. Las nad hajuvad ja mis iganes keegi siin kuskil mingit oma konflikti peab. Meie ei pea sellest absoluutselt osa võtma. Meie tõmbame sellest oma energia välja ja see meid tõesti puudutab vaevu või puudutab üldse. Aga meid püütakse sisse tõmmata, sellepärast, et toases sageduses energiat napib ja kohe on tunda, kuidas inimesi tõmmatakse sinna sisse. Haigusi ja imelikud muteerunud viirused. Nii, et tõesti ongi sellised uue tüvega viirused, et nagu sümptomitest eriti ei saagi aru kehas, aga tüsistused võivad raskemad olla või et tõesti, et sümptomid nagu ei olegi, aga kas mõjub seal südamele või neerudele või mis iganes. Et tegelikult vastutus, siis ma teen kiiresti toetust ja ravi ja tegelikult põhiasi, mis ma teen, ma tõmban inimese energiatoasest välja tõesti. Ja lõimin inimese energia maaelava väljaga, maaelu energiaga, kuidas kellelegi meeldib öelda. Ja inimene ütleb, et ta on nii lõdvestunud ja nagu vati sees ja maandatud, et tunne kohe muutub. Ma tahan seda öelda, et me peame oma energiatega tegelema, siis need haigused või terviseprobleemid puudutavad nii nagu oksa puudutab tuul, ta natuke õrnalt puudutab, aga ta läheb ära. Aga kui ta raskemalt on sees, täiesti ütlen, kas või enda kohta või selles mõttes ükskõik kelle kohta meist, et kui ta puudutab raskemalt mingi haigus, siis me oleme mingis mõttes kuidagi duaalses energias ikkagi, kas või läbi mingi teema, võib-olla inimene elab enda jaoks hetkel vales energias, vales sageduses ja sellepärast ta kulub kiiresti. Ta elab mingi võõra programmi järgi, üldse mitte inimesele omase programmi järgi. Ja ka David Icke on puudutanud seda, et kõik olete kuulnud raamatut, kõik on illusioon, et armastus on ainus tõde. Ma veel nagu selgitan seda, et duaalne energia on illusioon, täielik illusioon. See, et siit seinast väljaspool eksisteerib hea ja kuri ja see kuri tahab pidevalt hävitada ka moona. Ei ole see nii. Loomulikult on selles madalamas energias loodud lõputult igasuguseid kogemusi, programme, mis nagu kinnitavad kuidagi kurjust või. Loovas energias on lihtsalt kõik nii nagu on. Meester ei näe maailma duaalsena, ta tegelikult suhtub kannatlikult ja huviga erinevas arenguastmes olenditesse ja kogemustesse. Et
et selles mõttes ja sarnased tõmbuvad, et siis kui seal mõned tahavad kuidagi elada erilisel viisil omavahel koos, kus on mingid konfliktid väga eales, nad siis saavad kokku ja elavad ja kogevad seda, teine inimene tunneb, et see ei ole enam tema kogemus ja elab hoopis teises kohas ja kogeb hoopis teistsugust elu ja teistsugust reaalsust. Ma tahan seda öelda, et duaalsus on tõesti täielik illusioon, et me ei pea võitlema, me ei pea mõtlema nagu ellu jäämisele. Me peame ainult looma, see on tõesti nii, me lihtsalt peame looma, mis peab olema selgus, mida me tõeliselt vajame. Kas see, vastuvõtus, kui on inimesel mingi tõeline jama kaelas on ja, siis ma olen juba harjunud seda ka vaatama, et aga äkki ta ei taha siin ilmas enam olla päriselt. Äkki ta päriselt ei taha ja ta on käivitanud mingi sellise programmi, mis püüab ta sellest elust ära viia. See on nagu abi. Et äkki see on kõrgemalt poolt abi. Keegi ei kummitagi. Et kõrgem plaan püüab realiseerida selle inimese tahet, visiooni, et ta saaks siit ilmast lahkuda. Ta on loomulikult tihti ei ole visualiseerinud, et see lahkumine kerge oleks ja vaevatu. Et loovas energias on ka väga oluline, milline on meie visioon seal, mis on meie vajadused. Et tõesti alates sellest, et kas me ikka soovime selles kehas elada tervelt ja mugavalt. Ja need asjad tuleb läbi tunnetada, kõik mõelda. Ja kui me ükskord otsustame siit kehast lahkuda, siis on jälle see, ma olen tegelikult seda mõned korrad rääkinud, aga äkki mõni ei ole kuulnud, et siis ma mainin lühidalt. Et see on 3. või 4. hästi oluline teema, et siit maailmast tuleb, sellest kehast tuleb lahkuda väga kõrges sageduses. Võimalikult kõrges sageduses. Kui te küsite jälle, et sagedused, mis on? Tuleb rahus lahkuda. Ja tõesti, kui seal on vaja midagi veel enne ära teha, ma ei tea kellegi rääkida, see oleks tore, kui me tahtaks nii, et ta saab veel oma need mingid asjad tehtud ja vajalikud toimingud. Ja ta võivad toetajad ümber olla. Aga ta peaks lahkuma rahus, vaikuses. No, mõni tahab muusikat, aga ma pean silmas sellises vaikuses, endale meeldivas keskkonnas. See on nii oluline, sellepärast, et ma kanaldan lahkunud hingede nagu vaimude sõnumeid ja vastutus kohe nii inimene palub, et seal lahkunud ema või vanaema või onu, et kas ta soovib mulle midagi praegu öelda ja no palju on kogemusi, palju aastaid. Teate, ameeriklane, see professor Newton ka, tema raamatutes väidetakse kuidagi, et seal õpitakse eludevahelises elus ja ma usungi, et õpitakse. Ma olen midagi sellist kogenud, et nad õpivad seal juurde. Aga teate, mida ma pole näinud? Ma pole veel näinud, et eludevahelises elus ehk seal teisel pool piiri vaim valgustuks kuidagi. Ma pole näinud, et ta drastiliselt muutuks. Ja mõned targad kinnitavad seda. Ma ei saa öelda 100%, aga ma väidan praegu 80% kindlusega. Et mõned targad väidavad ka, et inimene elab siis samas energiatasemes edasi peale kehastust, et loob või eksisteerib, kuidas ma ütlen, millest ta nagu elas kehas olles tähendab, et selles mõttes, et see energiatase eriliselt ei tõuse. Ja see ongi nii, et inimene tuleb vastuvõttu ja mõtleb, et oi, et mu vanaema on nüüd selle keerulise psüühikaga keha ära visanud ja nüüd ta on raudselt valgustunud meisterist, ta annab jäid nõuandeid. Ja siis ma kirjeldan seda vanaema täpselt, mis ta ütleb. No mõni ütleb üldse mitte midagi, mõni tuleb karjudes muide. Ja siis inimene on nii, et issand, jube, ta on täpselt samasugune, nagu ta oli enam. Tõesti, see on tõesti tihti naljakas, aga see on tragikoomiline, sellepärast, et mul on päris teinekord on piinlik või ebamugav on kanaldada, sellepärast, et inimene on seal lahkunud, inimene on kas vihane, pahane, täpselt samad asjad, tal oli elus, oli materiaalne elu nii tähtis. Ja see võib olla tähtis, aga see ei tohi üle pea kasvada, see ei tohi olla nagu kõige tähtsam. Rahulolu, õnnetunne, armastuse tunne, kõige ikkagi olulisemad. Nii, ja siis tädi nõuab, et kõik vaatavad oma plaati. Tähed on täiesti nähtamatud. Need tuleb raudselt kuldsega üle teha, need on täiesti tuhmunud.
teised hinged jalutavad mööda ja muudkui on ju passivad ja üldse tuleb sinna tool panna, et mõned saaks seal istuda või mis iganes. Naine ütlebki, et issand jumal, et ongi tähed värvimata, et täitsa jama, et nüüd ma pean küll tema soovid seal täitma. Et vaat kui huvitav, ei nad ei istu üldse ainult surnuaias, nad ei istu seal, nad liigud ringi seal teises maailmas ja mis iganes. Aga me peame muutuma oma eluajal, me peame siin kehas muutuma. Tõesti, me peame võimalikult palju arenema. Ja lihtsalt oleks vaja, tähendab mitte pea, midagi ei pea, aga oleks vaja saavutada see, et me oleme selles kehas siin õnnelikud, päriselt õnnelikud, rahul olevad. Issand, toome Eestisse rohkem rahulolutunnet juurde. Te teate, kui vähe seda siin on, kui palju on rahulolematust. Kuidas meid mõjutavad uued kosmilised energiat, mis tulevad maa peale. Tähendab, mida reaalselt pilt näitab. Vähe segasid pilte ma ei võta arvesse. Reaalselt, mis tulevad vastused, sellised selged pildid, neid ma tagasi edastan. Ühe võimu ajastu on läbi. Ärme hakkame neid isegi nimetama, kuidas me neid näeme. Mõni näeb, ma ei tea, reptiilid ja ma ei tea, mis see. Aga igal juhul üks võim on maas ja ma ei tea, kas kahjuks või õnneks, aga uus võim on tegelikult. Uued tegijad on. Ja õnneks see energiaruum on suurem. Ma ei ütle teile täiuslik, oleme täpsed. Ei hakka üldse mingit roosamannat rääkima. Aga see võimalus on nagu suuremad. Ehk siis inimestel nagu lastakse elada kõrgemas sageduses. Võib-olla mitte ideaalses veel. Ärme seda ka ütle, ma saan võib-olla seda aastate pärast öelda. Aga ikkagi inimestel lastakse rohkem kasutada oma potentsiaali. Tegelikult näeb see umbes välja nii, et eurolaudast lasti lehmad sinna karjamaale. Aga kui suur see karjamaa on, siis ma veel seda ei tea, valetama ei hakka, aga kindlasti saab nüüd paari aastaga täpsema pildi ette. Aga see on ka juba midagi, saate aru, et maa on juba selles teises energias. Selles mõttes, et on, kõik juba eksisteerib, kuidas see mõjutab super hästi. Selles mõttes, et meil on kerge olla, hea olla, mitmed inimesed teist siin saalis võiks seda praegu rääkida, mis on aega ja aga nad võiks näiteid tuua, et vau, kuidas sagedus tõuseb ja kuidas kõike on nii kerge luua ja kuidas on kerge ära tunda, kui nad vale sammu teevad, astuvad kohe tagasi. See on see moment, mäletate, olen korranud, et ei tohi jätta otsustamata midagi elus, korraks võike ainult kõrvale, et kui te ei tea, mida otsustada, tehke kas või vale otsus. Te astute selle otsuse, teete ära ja te tunnete, oi, see on täiesti vale. Tagasi ja liigute siis teises suunas. Aga kõigil on see, et kui inimene ei teha puhastuda, siis ta seisab ja mõnel on nii täitunud juba 15-16 aastat.